Je. Je. Oi, nii Tuuli teeb alguse nüüd. Nii, tere tulemast tagasi kuulama meie taskuhäälingut nimega O-tantsuõpetaja. Mina olen Tuuli. Mina olen Keiti. Mina olen Gretten. Mina olen Riia. Ja mina Kristin. Tänases episoodis räägime me lastevanematest. Ja kõige alustuseks, kellel on jagada, võiks rääkida hästi lühidalt mingisuguse ühe lookese või olukorra, kus teil oli näiteks lastevanematega kas mingisugune probleem või mingisugune muu mure ja siis, kuidas te selle lahenduseni jõudsite ja kuidas olukord lahenes. Siuke sissejuhatav väike mõtteülesanne. Millist nüüd valida? Ja, neid on palju. Natuke keeruline on ka niimoodi rääkida, sest et kui töötad siin Viljandis ja keegi kuulab. Üritame jätta kõik mingid asjad, nimed, asjad. Nagu ei no nimed absoluutselt, aga olukorrast ikkagi saab ju aru, kui sa räägid. Vähemalt mina eeldan, et kui mina hakkan rääkima, siis mõned inimesed saavad aru. Okay. Ma mõtlen, nii, jätka. Ma võin jätkata. Mul oli eelmine aasta oli üks selline lapsevanem. Meil oli mingi esinemine siis, ja meie esinemise soenguks oli siis krunn ja siis mina pidin seal samal ajal ringi jooksma nagu kõigega tegelema on ju ja siis tuli üks lapsevanem minu juurde, et nii, pani mulle juba kammi kätte, ütles, et nii, hakka nüüd mu lapsele soengut tegema, et ega mina ei oska ja sina pead nüüd tegema ja mul oli samal ajal 100 teist asja teha ja siis aga ega ma täpselt ei mäletagi, kuidas olukord lahenes, aga mul on lihtsalt meeles, et see on nii ajuvaba olukord, et ma ütlesin nagu kõigile, et tehke kodus valmis on ju soeng ja siis ta lihtsalt juba paneb mulle kammi kätte, ei küsi ka, et kas sa saaksid, vaid et nii, nüüd sa pead tegema. Aga ega ma vist ikka pärastpoole tegin, aga ega ma kohe seal samas ei teinud. Aga see oli lihtsalt väga šokeeriv olukord minu jaoks tolles hetkes. Mul puuduvad kokkupuuted. Sul ei olnud praktika kohas lastevanematega probleeme, miks mu laps siukest asja peab tegema? Ei, õnneks ei olnud, jah. Ma nüüd nagu mõtlen, millist versiooni rääkida. Olgu, ma räägin siis selle, et meil oli ka nagu esinemine lastega ja siis oli kokku lepitud kellaaeg, mis ajaks kõik peavad oma lapsed tooma nii-öelda nagu kokkusaamispunkti. Ja siis ootan, kõik on kohal, juba 5 minutit on üle on ju aja ja ei ole ühte last. Mõtlesin, et no selge on ju, aga tegemist oli nagu mitte lihtsalt tavalise esinemisega, vaid see oli nagu võistlus. Vaatan ringi, pole olemas, helistan lapsevanemale siis olgu, helistan lapsevanemale, lõigake see välja sealt. Helistasin lapsevanemale ja küsisin, et hei, ootan siin juba tükk aega, et kus on laps. Ja siis ta vastas mulle niimoodi, aga ta ei tule täna. Ma olen nagu, et mis mõttes on ju, et ma olen ju arvestanud temaga, et ta peab ju lavale minema. Siis ta on nagu mingit, et ei ta ikkagi tule, et tal ei ole kostüümi. Siis ma küsisin, et noh, et kus see siis on, et kas me saame selle kuskilt kätte või et mis värk. Ei, et ta ei oska oma asju hoida ja ta ei tea, kuhu ta selle pani. Et see vist on koolis, aga ta tegelikult ei tea, kus kohas on. Ja siis ma nagu, et kas seda nagu äkki saab selle kätte kellegi kaudu kuidagi, noh, et okei, nädalavahetus on ja, aga et noh, saab kuhugi helistada, ma võin ise seda helistada, noh, uurida, et tegemist oli nagu tegelikult lavaprooviga tol hetkel, mitte nagu päris esinemisega. Ja siis ma olin, et äkki on nagu võimalik esinemiseks siis saada nagu kätte kõik asjad. Siis nagu, ei, ta ikkagi ei tule nagu tantsima rohkem ja et ta ei leia oma asju üles ja ta ei oska oma asjadega tegeleda. See laps oli 8-aastane laps, kelle siis lapsevanem mulle siis niimoodi vastas tol hetkel telefonis. Ja siis ma lihtsalt olin nagu selge, nägemist. Panin telefoni kinni ja läksin oma lastega esinema ja niimoodi see laheneski.
mul oli ka üks siuke olukord, kus esinemise päeva hommikul helistas lapsevanem, ütles, et me ei tule täna. Otsustasime ümber. Keiti, kas sa oled välja valinud mingi väikse lühida asja? No ma vist niimoodi ei soovi rääkida sellest, aga ma võin seda öelda, et see aasta, ma nüüd mõtlen, tegelikult üldiselt siis ütlen ära selle, et ma tegelikult kardan lapsevanemaid rohkem kui peaks ja et tegelikult ei ole nagu selles mõttes mingeid, ma pigem kuulen mujalt, et on, siuksed lapsevanemad on teil või, pigem selliseid jutte, aga mis mind üllatab on see, et näiteks ongi, et kui ma nüüd lasteaias käin, on ju, et siis kuna rühmaõpetaja toob nad tundi, siis ma vanematega üldse kokku ei puutu ja kuna ma täidan ka stuudiumit, ma panen, kes puudub ja mis me tunnis tegime, et tegelikult on näha, kui vähe vanemad huvituvad sellest, mida laps tunnis teeb. Et kui ma kirjutan pikkasid infokirjasid, mis meil tuleb ja palun andke teada ja reageerige kuidagigi selle sõnumile, siis esiteks isegi ei avata neid sõnumeid ja olen ka otsinud last selles mõttes taga, et kogu aeg on puudus, et see ongi, et kuidas selle kuu arvet siis teha on ju, et mul on vaja teada, kas ta siis käib või ei käi on ju ja keegi ei vasta mulle. Et ongi see, et mind vist üllatab see, et kui vähe mingid olmelised nagu organiseerimised. Et tegelikult kas sind ei huvita, kes see õpetaja on või mis ta seal tunnis teeb. Et kui mina oleks lapsevanem, mina küll oleks nagu nii, mis te täna tunnis tegite? Et mulle tundub, et ma käiks stuudiumis ja vaataks rohkem kui üldse praegu mul kõik lasteaiavanemad või? Ja osasid lapsevanemaid peab ikka tikutulega taga otsima, et üldse nendega ühendust ja saada. mitte osasid, vaid paljusid. Väga paljusid. Nagu väga-väga paljusid. Jah. Tuuli, sul on midagi? Ei, mina endiselt ei tööta õpilastega, kes on sellises vanuses, et ma peaksin nende laste vanematega tegelema. Mõned on võib-olla pärast ise lapsevanemad, mine hullu tea. Igatahes, kui me liigume esimese siukse päris küsimuseni, siis ka kõik võivad siin avaldada arvamust, on ju, kui suurt rolli mängib üldse lapsevanem, olles tantsuõpetaja? Kui me siis räägime vanuseklassist, kus lastel on lastevanemad. No minu arust mängib lapsevanem nagu ikka vahepeal suuremat rolli kui laps ise, sest et hästi, mida nagu nooremad on lapsed, seda rohkem on see tunnis käimine ja tantsutrennidega tegelemine nagu vanemate soov. Nagu mitte igas olukorras, aga et väga nagu tihti on see demotiveeritud laps, demotiveeritud seetõttu, et ta tegelikult ei viitsi selles trennis käia, aga vanemad tahavad, et ta käiks. Et ma ei tea, kas seal on siis mingisugused vanemate enda täitmata unistused taga, mida nüüd lastega peab nagu täitma. Aga et see on näiteks mingi suur mõjutaja laste enda osas, et sa lihtsalt näed nagu füüsiliselt ja visuaalselt, sa näed, et see laps ei taha päriselt siin olla, teda ei huvita, tal on nagu täiesti suva ja siis nagu vanemale kommunikeerides sealt nagu on igasuguseid vastuseid tulnud, mis on nagu päris naljakas. Aga no selles suhtes, et ka mingisugused otsused ju võtab vastu noorte või laste eest ka lapsevanem tegelikult, sest tema on see, kes maksab. Tahtsin just öelda, et meil on neid rohkem vaja kui neil meid. Jah, selles suhtes küll, et lastega tegeledes sa tegelikult tegeled päris palju lapsevanematega vahepeal isegi rohkem. Tänu sellele, et nemad on see sinu sissetulek ja viis töötamiseks. Ja, et vahepeal peab suruma oma ego maha ja pigem olla nagu alandlikum siis lapse vanemate suhtes, sest et sa ju tahad, et sul oleks grupp täis ja lapsed käiks. Jah, ja sa oled nagu noogutad ja ütled jah. Isegi kui mõned on täiesti räägivad mingit nonsense juttu, siis sa oled nagu ja olgu. Sest et nemad on leib sinu laual. Ja nemad toovad selle mulle koju õppekandikul. Mis on tegelikult päris haige. Natuke kurb on see, jah. Aga selles mõttes on, oota, mis see küsimus? Et kui suurt rolli mängib lapsevanem? Ei, väga suurt rolli on vastus.
Riia, Kristin, tahate lisada midagi? Mul praegu mõte jooksis täiesti kokku. Okei, me saime aru, et väga suurt rolli. Siis Greten juba natukene avas seda, aga ma siis küsikingi, et kuidas seletada tantsivatele lastevanematele, et nende lapsed ei pea sama hobiga tingimata tegelema puhtalt siis ainult sellepärast, et sellele vanemale meeldib või tal ongi need täitmata unistused. Et kas seda probleemi nagu on üldse võimalik kuidagi lahendada või nagu mida teha? See vist tuleb välja just nendes olukordades, kus sa näed tõesti, et õpilane, no eriti näiteks mudilastega, et üldse ei tee kaasa, pigem on, nagu tahab kuskil nurgas istuda ja nagu, et no tõesti üldse ei taha mitte midagi kaasa teha. Et siis peab ikka minema nagu lapsevanemaga rääkima. Õnneks paljud lapsevanemad ise ka tulevad uurima, et kuidas tal läheb, aga et ikkagi sellistes olukordades ikkagi peab minema rääkima lapsevanemaga, et võib-olla prooviti järgmine aasta uuesti või äkki ta on veel liiga väike või et rääkida taga kodus, et kui ta ikka tahab siin käia, et siis ta teeks ka kaasa. Et sellistes olukordades, kus sa tõesti näed, et see laps nagu üldse ei taha seal olla, siis on ikkagi oluline nagu rääkida sellest. Aga kas sa oled pidanud sellist vestlust pidama või? Jah. Ja kuidas see vastu võeti? See võeti vastu nii, et nad kodus siis rääkisid sellest ja siis see laps ikkagi otsustas edasi käia ja siis ta tegi ka rohkem kaasa. Et kodus neil mingi vestlus oli siis peetud maha ja et ta ikkagi vist sai aru, et ta tahab käia ja siis ta hakkas ka rohkem tegema kaasa. Aga on ka olnud erinevaid olukordi. On ka olnud neid olukordi, kus laps siis lähebki ära. Mis see küsimus täpselt oli? Et kui laps näiteks ei taha tantsida, aga vanem väga tahab, et ta tantsiks, mis sa teed? Ma just mõtlengi, et no see on nii oleneb lapsevanemast. See oleneb täiesti nagu sellest, kui mõistev ja nagu kui nagu huvitav ta on nagu lapsest endast. Mitte selle, et kui tema on maailma nabas ja tegelikult ei suuda talle auku pähe rääkida, see on väga keeruline. Võib-olla suudad mingist hetkest, et kuule, et su laps ei taha baleriiniks saada. Ta tahab mängida korvpalli või mis iganes, võrkpalli, midagi iganes. Ja et see nagu, ma ei tea isegi, kas see on ma ei usu, et see tegelikult ka minu ülesanne on lapsevanemale nagu seda selgeks teha, millega ta laps peaks tegelema või mitte, millega mitte. See ei ole kindlalt sinu ülesanne. Ma mõtlengi, et ma arvangi, et see tegelikult ei ole nagu minu ülesanne üldse, aga ma saan olla see suunaja mingis mõttes, aga ma ei saa see otsus ei ole minu teha. Et kui lihtsalt on niimoodi, et ma tehniliselt tegelikult ei tea, kas lapsed käivad sealt oma vabast tahtest või nad käivad seal vanema sunniviises, et kui ta just ei ole nagu meeletult, ma ei tea, probleemne sellepärast, et ta ei taha seal käia või ta ei ole nagu väga silmapaistv, võib-olla ta lihtsalt ongi ja teeb lihtsalt ära sellepärast, et on nagu vaja. Jah, et see ei ole minu ülesanne öelda lapsevanemale, et tead mis, äkki ta teeks midagi muud. Sest sealt võib nagu ükskõik milline reaktsioon nagu selles mõttes vastu, et isegi kui see on super heatahtlikust kohast nagu õpetajana, sa oled nagu mingi, et äkki su laps peaks tegelema millegi muuga. Või ma isegi suudaks ette kujutada ennast, et ma ütleks mingisuguse lapsevanemale sükest asja. Aga jah. Oluline on see, et sa annad teada lapsevanemale, mis toimub ja ta võib mul käia seal tunnis istumas, kui vanem tahab, et ta käiks. Et mul ei muutu otseselt sellest midagi. Sa ei saa panna ust lapse eest kinni, kui ta tegelikult teda saadetakse sinna, on ju. Jah, ongi, et sa saad lapsevanema öelda, et on nii, et ta tegelikult tundub, et ta ei soovi siin olla või et ei taha teha kaasa. Ja mis iganes see vastus on, sa pead lihtsalt leppima sellega, sest sa ei lähe õpetama teisele, kuidas oma last kasvatada. Jah. See on minust hästi hirmus alati lastevanematega suheldes, et kui ma lähengi mingist olukorrast rääkima, et siis ma ülikardan seda, et äkki ma nüüd jätan siukse mulje, et ma nüüd õpetan sulle, kuidas oma last kasvatada ja siis ma nagu kõik mingid siuksed
raskemad meilid näiteks, mis ma pean saatma, mis ma hästi loen läbi, et seal ei oleks mingit sellist alatooni, et ma kuidagi nüüd kritiseerin sinu vanemlikke oskusi. Aga et see on nagu see on väga hirmutav alati lastevanematega suheldes, et ei jääks sealt seda muljet, et ma kritiseerin neid. Aga sa ei tohigi hinnangut andma. Või et ongi see, et sa räägid olukorrast. Ma ei tea, läheb istub nurgas, ei taha kellega rääkida. Ja see on kõik, mis sa edastad, mitte see, et nagu mulle ta jätab sellise tunde, et ta nagu üldse tegelikult siin ei taha, et see nagu mulle tundub on ebavajalik, sest et selle nad saavad ka võib-olla andagi nõu, selles mõttes võid nõu anda, et rääkige lapsega kodus. Kuidas nagu ta tunneb ennast. Seal on see ka, et kui nagu mingid, ütleme probleemsete olukordadega, kui on nagu lastega mingid nagu mured, et siis pöörduda siis vanemate poole mitte just selle koha pealt, et su laps tegi seda, või ta ei tee seda, vaid et a la mingi, et nagu pöörduda küsimusega, et selline olukord on, et mida me saame teha, andke mulle nõu, ta on teie laps, te teate teda paremini, et kuidas me saame koos jõuda selleni, et see hakkaks toimima ja kui see hakkab toimima, siis lihtsalt teevad kõik omad järeldused sellest. Just tahtsin küsida seda, aga nüüd sa vastasidki juba ära. Aga see küsimus veel, et kui tõesti lapsevanem nii-öelda sunnib trennis käima, mul eelmine aasta oli üks olukord ja see laps tegelikult ise oli väga andekas, nii et mulle ka nagu sobis, et ta käib seal trennis on ju, aga et ta ise nagu ei tahtnud tegelikult ja ta väljendas ka seda. Aga siis kuna seal nagu ei olnud sellist varianti, et ta siis läheb ära või nii, sest ikkagi lapsevanem oli väga kindel, et ta peab seal käima, siis ma nagu üritasin lihtsalt teha talle ka selle trenni ikkagi meeldivaks ja et ta kuidagi tekitada temas mingit sisemist motivatsiooni pisukestki, et tal nagu ikkagi täiesti kurvana ei peaks seal trennis käima, vaid et tal oleks ka seal ikkagi hea olla. Jah, ma tahtsin seda ka, või nüüd sa Riia natuke juba rääkisid, aga et kui palju sa õpetajana nagu teed seda nii-öelda lisatööd, võib-olla see laps, kes ei taha seal olla, nagu saaks midagigi teha või kas see on teie jaoks oluline? Või et kui ta istub seal nurgas, et kas see ongi alati nagu üli okei teile, et ta ei teegi mitte midagi? Või kas te tahaksite tegelikult, et sellel lapsel oleks ikka tore? Oluline osa vist üldse terve selle asja juures on see, et sa räägid ka lapsega ise. Ja võib-olla alustadki sellest, et küsida. Võib-olla ta ütleb, et ma ei tea, sa olid kuri ja ma ei julge enam midagi teha. Et alustadki sellest, et mis on sinu mure ja mis me teha saame. Ja siis, kui midagi ei muutu, siis rääkida lapsevanemaga ja nii edasi. Ja sorry, mis see küsimus oli? Näiteks, et kui sul on seal rühmas see laps, kes istub lihtsalt ja ei tee midagi, et kas sinu jaoks on oluline, et ta tegelikult teeks? Ja kas üritad leida neid viise? Mul lasteaias oli laps, kes käis ühe korra tegi kaasa, muidu ta istus ja urises mu peale. Aga ma ei andnud alla, ma olin iga kord nagu, aga äkki nüüd tuled, vaata, nüüd me mängime, kas sa nüüd sooviksid tulla? Et mina isiklikult, mina ei anna alla selles suhtes, et ma ei hakka küll vägisi sundima, aga ma annan talle kogu aeg võimalust. Ma ei jäta teda nagu, ma ei tee... mis see sõna on, ma ei jäta ta tähelepanuta selles mõttes. Te hakka ignoreerimistaktikat kasutama. Ainult nendega, kes ei kuula mind. Ma tahaks väga teada, kuidas see laps urises. Pean häälitsema nüüd. Jaa, palun. Oota, ma mõtlen. Et kui ma läksin tema juurde, ma olen nagu... ma vist küsisingi, et mis on sinu mure, vahet pole tegelikult, mis ma küsin, ta oli nagu ala siuke, vaata, ja ta keerab mulle selja ja ta on nagu mingi, ei, ma ei räägi sinuga, et selline, aga tegelikult kui ei olnud nagu otsest tunni sisu või et talle öeldud, et nüüd sa lähed tundi, siis tegelikult nagu ma sain temaga normaalselt rääkida. Ta oli ka 4-5, et selles mõttes, et naljakas on, kui ta urisub su peale. Ei, lihtsalt ka see, et lapsed on ju kodupeeglid on ju, et ilmselt ta ju ei urise ainult mitte ka sinuga, vaid ka kuskil mujal, kas siis oma vanematega, õdede-vendadega, ma ei tea, lasteaias, kus iganes on ju. Aga lasteaias on see... urisavad temaga. ja lasteaias on see, et rühmaõpetaja on see vahendaja. Et ka temaga pead tegelema selles mõttes, et tema on justkui see
jutumärkides lapsevanem, kes siis toob need lapsed sinna tundi, et see on see vahe mingi lüli ja tema eelmine kord, et seda last tantsima saada või noh, üldse tundi tegema, ta võttis selle lapse ja hakkas neid samu mänge kaasa tegema, et siis nagu laps ei justkui nõus tegema ja see oli veits naljakas, aga järgmine kord ikkagist ei tulnud tagasi. Aga et õpetaja ka üritas nii väga, et see laps ikkagist teeks, sest et ema ju tahtis tegelikult, et ta võiks käia ja liigutada ennast. Aga jah, selles mõttes otsest mingit negatiivset kogemust sealt ei tundnud, lihtsalt oli tore, kuidas kõik pingutavad selle lapse nimel. Ja, mul on ka olnud ikka seda, et päris tihti just mudilaste seas, et keegi jääb nagu istuma, ei taha kaasa teha. Et siis ma kaasa ei, et ma ikkagi proovin teda kogu aeg kutsuda ja julgustada aga samas ma ei saa ka nagu ainult sellele keskenduda, ma pean ikkagi teistele lastele ka keskenduma ja tundi andma, on ju. Et ma ei saa nagu tervet tundi selle veenmise peale maha raisata, et ta tuleks. Aga et ikkagi, et ma ei proovin tal mitte lasta istuda terve tunni ja mingeid asju tavaliselt tehakse kaasa ja no mõnikord tõesti, kui on ikka väga halb päev, siis ta tõesti istub terve tunni ja ei tulegi kuhugi. Aga selles suhtes, mis sa rääkisid Keitiga, et me vahepeal mudilaste tunde andsime Greteniga koos ja siis ongi minu arust see on väga hea, kui saab anda koos väikestele, et kui keegi jääb kuskile istuma, et siis see teine õpetaja saab minna ja võttagi tal käest kinni ja teha koos, kui ta näiteks kardab, kui on siuke olukord, on ju. Et see on nagu olnud ka mingi lahendus, et siis või kui ma üksi annan, siis ma ka ise lähen, teen siis asju temaga käest kinni, et ta julgeb ka teha. Alati igas olukorras ei toimi, aga vahepeal see toimib. Et ikkagi proovida teda kaasata, kui ta juba seal on, siis ju võiks. Ja see variantide pakkumine on ka nagu hea, et nagu nii-öelda luua mingisugused kokkuleppeid selle lapsega, kes ei taha midagi kaasa teha. Et ala nagu samamoodi mudilaste tunnis käisin abis on ja siis on ka, et jube tore on see, et midagi ei tahaks teha ja tahaks aknalava peal istuda kogu aeg. Sest et osad, kes näiteks esialgu olidki nagu veits nagu arglikumad, siis oligi see, et nad nagu vaatasid pealt ja siis tulid, kui nad nagu tahtsid tulla või julgesid, et see oli mingi algusasi rohkem on ju. Aga et sellest tekib mingi ahelreaktsioon kohe eriti väikeste lastega. Ma tahan ka istuda, ma ei taha midagi teha, aga miks tema võib, miks ma ei või? Et seal tekib see ja siis ka nagu lõid kokkuleppeid, olid nagu mingi nii sa tead seda, et soojendust peab tegema, et me saaksime mängida. Et see nagu töötab niimoodi, et kõik teevad soojendust, siis me teeme tantsu ja et lepid kokku, et olgu, sa ei taha tervet soojendust teha, aga teeme mingi osa näiteks koos. Lähme koos teeme selle osa ära, olgu, siis järgmist saad vaadata pealt, hea küll, kokkulepe, et mingisugustki nagu kuidagi võimalust anda talle, et natukene nagu sunniviisiline, et midagi peab tegema, aga samas tal on nagu tol hetkel on mingi valik ikkagist, mis küll nagu, et kogu selle grupiga sa ei saa seda rakendada, et nagu mingi nii, kes nüüd tahab, see tuleb teeb. Aga et seda vähem on lõpuks ka seda, et lihtsalt mitte midagi taha teha. Või meil vähemalt see kuidagi läks niimoodi, et ikkagist tegid nagu lõpuks kõik kaasa. Ja tekkis see nagu julgus ka, algus nad natuke kardavadki mõned. Ja reeglid ka kehtivad selles mõttes, et kui sa lähed istuma, siis sa istud ja vaatad, mis teised teevad. Ja kui sa lähed mitmekesi ja sa ei soovi mitte midagi teha, siis sa ei räägi oma vahel. Et minul on vähemalt need reeglid ka tunnis, et see on ikkagi tunni osa. Ja sa võid vaadata ja ma tavaliselt ütlengi, et pane siis tähele, kuidas teised liiguvad või pärast ütle mulle, kuidas see oli või mingid mis iganes. Aga siis, kui nad lähevad istuma ja nad ei püsi paigal ja ikka lobisevad, siis ma olen küll vahepeal mingi, oota, aga mis ma nüüd teen? No siis mina ütlen, et lasteaias, jälle, mul on ainult kogemused millegipärast, siuksed kogemused lasteaega, et siis ma ütlen, et siis ma kutsun rühmaõpetaja järgi, sa lähed rühma tagasi ja sinna nad ei taha minna. Ma ütlen, et ma saadan teid õpetajate tuppa Greteni juurde. Ja mina olen see hirmus koll. Ei, kõik, see on natukene nagu siukene nagu natukene hirmutamistaktika, aga meil on nagu õpetajad tubade ja uks täpselt nagu saali kõrval. Et siis et kui sa ei käitu ilusti, siis sa lähed istud
õpetajate toas ja mõtled järele. Noh, et nagu, et mõtled, räägime, noh, et ta ei ole nii nagu strikt, ta lihtsalt on see, et lähme lihtsalt sinna tuppa ja siis tavaliselt, no kui ma olen nagu mõned lapsed ikkagist olen viinud sinna, siis ma lihtsalt küsin, et nii, mis toimus tunnis, miks sa oled siin toas? Noh, et kas sa saad ise sellest, kui tuua seda nagu arusaama sellest, et see on mingisugune nagu asi, mis võib juhtuda, kui sa lähed nagu täiesti hulluks. Noh, et aga see on ka mingi kõige viimasem asi, mis sa tavaliselt teed. Noh, et see ei ole esimene asi, et lähed tuppa. Uks on seal. Jah, mul alati tekib nagu veits enda ajus mingi vastuolu, kui ma hakkan sellist ähvardamise või hirmutamise taktikat kasutama, et kas see on ikka nagu õige viis või nagu tegelikult ma ei taha ju seda teha, aga nagu vahepeal mingites olukordades sellepärast ma lihtsalt tuleb siuke asi. Mudilastega oli see, et mitte see, et lähed sinna tuppa, vaid oli see, et lähme räägime. Lähme sinna, räägime. Noh, et see ei ole see, et sa lähed nurka seisma üksinda sinna nagu mingi post on ju. Noh, ja siis ka mul oli veel mingi mõte, aga ma unustasin ära. No ja mina seda üksi ei saa teha, sest et kui ongi 20 last, siis nagu kuhu ma lähen selle ühega, kõik ju teevad, mis nad tahavad siis sel hetkel. Aga jah. Nii, me oleme sellest küsimusest jõudnud väga palju kaugemale, lapsevanemad on ununenud. Aga kui me nüüd keerame selle olukorra teistpidi, et enne meil oli lapsevanem, kes tahab, et ta laps tantsib, mida teha siis, kui on laps, kes meeletult tahab tantsida, aga lapsevanem ei saa üldse aru, mis võlu selles on, miks see peaks kasulik talle olema ja teda tegelikult väga ei huvita ja ta ei ole nagu koostööaldis. Mis siis teha? No kas üldse meie ülesanne on lapsevanemat harida? On ka küsimus. Ja see on mul ka kirjas. No võt siis. Võime sellest järgmisena rääkida. Okay, mul tundub, et need lähevad kokku. Mul on tunne ka, et need lähevad kokku. Jah, sest et tähendab, rääkige. Sest nagu, kui me võtame ainult selle, et vanemid ala mingeid, et ajuita, et laps käib trennis, siis noh, et ta laps ei käiks trennis enam, ongi see, et ta lihtsalt ei maksa selle eest, et laps käib ja laps ei saa käia. Noh, et seal on, see on nagu selles mõttes nagu lihtne, et kui ikkagist vanem, nagu me rääkisime, on see allikas meile elamiseks ja kui ta ikkagi tõesti nagu ta ei näe sellel pointis, ta lihtsalt ei pane oma last sinna trenni või nagu ala ei maksa sellest, sest et noh, täiesti tasuta ei käi ilmselt ükski laps üheski trennis. Okei, aga kui ma natuke siis võib-olla küsimust ümber sõnastan, sest et jah, see on see nagu, mis toimub, on ju väljaspool seda tantsutrenni, selles mõttes see ongi see, mis kodus üldse toimub, aga et äkki see, et kui see lapsevanem on siis selle lapse soovi nagu täitnud, et jah, käi siis seal tantsimas, aga näiteks tulevadki mingid esinemised või väljasõidud või kostüümide soetamised asjad ja siis tuleb see tagasi, et miks see maksab nii palju raha. Miks te tundides üldse siukseid asju teete? Kõik, kas siukest juttu tuleb ka ja mida te nagu sellega teete? Mul oli kunagi ammu, kui ma töötasin veel, siis seal ma töötasin 2 lasteaias ja tuligi üks lapsevanem minu juurde. No, et nad said vahepeal vaadata tundi, seal mingi klaas on ju. Et kas te üldse tantsite ka või? Kas teil on ikka tantsutrenn siin? No sellised küsimusi on ikka olnud küll, sest et noh, alati ei tee nagu koreograafiat on ju, vaid teed mingi, õpid nagu rohkem kuidas kükitada nii, et põlved ei lähe sisse poole ja näide meil siin läbib või teed mingi mängukesi on ju lastega, et jah, see on see lastevanemate harimise teema, et nad üldse saavad ka aru, mida see tantsuõpe endast kujutab ja mis teine näide, mis mul on, et see tantsuõpe on tiimitöö, et me jõuaksime kuhugi grupiga, siis see on tiimitöö ja see nõuab pingutust. Oli selline olukord just hiljuti, et üks lapsevanem ei lubanud oma lapsel käia tantsutrennis, sest et ta läks nagu koolis, ta läks halvasti ja siis karistuseks ta ei tohtinud tantsutrenni tulla ja minu jaoks oli nagu miks meil on ju vaja teha tööd, meil on vaja õppida koreograafiat edasi, et nagu ta jääb siis teistest maha, et see on nagu natuke veider karistus, et see on ju samamoodi kool tegelikult, tantsutund.
aga tegelikult Aga see on no- ju super loogiline, kui see on mingi asi, mis on lapsel on nagu Jaa. nii-öelda preemia, Jah. siis ongi harjutud kasvatama niimoodi, et sa võtad selle preemia ära enne, Jaa. kui asjad korda ei saa seda tagasi ka. Jah, aga minu perspektiivist see nagu Keegi ei mõtle sinu peale ilmselt sellel hetkel. tahaks juurde, et õpilased käiksid kohal tunnis, aga kui vanemad ei luba sellises olukorras käia, et aga ma ei teagi, kas nagu rääkida, noh, kui see hakkab nagu korduma, siis ma ilmselt pean rääkima nende vanematega ka sellest, et peab ikka käima kohal. Aga praegust see oli ainult nagu üks juhtum, kus ta nädalaga ei käinud. Aga jah, et tihti on seda, et lapsevanemad ei mõista seda tantsutunni olemust justkui. Aga Kas jätkad sellele või? ei, ma tahaks vastata Tuuli küsimusele. Vasta. Räägi ära, ma jätan meelde. Et mis puudub nagu siis vanemate huvipuudust on ju. Et ma mõtlen, et kui sa ikka näed, et su laps nagu tahab seal käia, tal silmad säravad, talle meeldib seda teha, seal käia seal tantsutrennis ja kui sa oma last armastad, siis ma arvan, et sa ka ju lapsevanemana toetad teda selles, isegi kui sa ise sellest aru ei saa või sind ei huvita nii-öelda tants on ju, aga sind ju huvitab sinu laps. Ma ei tea, ma ise praegu mõtlen niimoodi, et isegi kui sa ise seda ei mõista, siis oma last mõistes sa ju võiksid mõista last, kellele meeldib tantsida ja käia seal tantsutunnis on ju. Et sa ikkagi ju võiksid alati olla lapse poolt. No mulle väga meeldis ratsutamine, mina ei saanud seal trennis käia rohkem kui ühe korra, sest mu ema ütles, et mul ei ole vaja sükest asja. Kui kunagi suur oled ja sul oma raha on, siis mine ja ratsuta. Noh, et iga kord ei ole see ei ole vahepeal jah asi nagu mingi armastus, võib olla täiesti mingi finantsilised mingid asjad on ju. Kui on asi finantsis, siis see on täiesti teine teema. Yeah. Sellest ma saan ka aru, et kui lihtsalt ei olegi võimalik toetada, siis ilmselt ei ole asi selles, kas ta käib ratsutamas võrkpallis või tantsimas, asi on lihtsalt, ongi rahas, et seda ei ole võimalik lubada, mis teeb selle nagu olukorra veel kurvemaks, aga see on juba teine teema nagu toetused ja huviharidus ja nii. Keiti? Et kõik küsimused, mis lapsevanemad küsivad, kas või see, et kas te üldse tantsite, on õigustatud, sest et tegelikult ju kõik ju selles mõttes areneb ja nad võib-olla kujutavadki ette, et muusika läheb peale kohe 0-0 täpselt, siis me hakkame kohe tantsima ja siis tunni lõpus lähed ära. No, et mis ma olen õppinud on see, et kõike tuleb teha puust punaseks. Kui sa saadad mingid kirjad täpselt välja, et miks see näiteks võistlus maksab nii palju, miks me sinna lähme ja ma ei tea, miks just sellised kostüümid. Ja siis see ongi tema valik, kas ta tahab selle eest, ma ei tea, maksta või kas ta tahab, et ta laps läheks sinna ja mina ei saa mitte midagi selle peale teha. Ja ma ei võta ka seda kuidagi isiklikult, sest et nagu minugi poolest, kui tegelikult laps ei taha esineda või vanem tunneb, et ta ei taha last panna esinema, siis see on täiesti okei. Ja nagu selle arvelt siis 2 inimest me muidugi ei saada ja nii ongi ja nagu mul on täiesti okei sellega. Mina küll lasin oma 3 mudilast lavale jooksma. Sul oli 4? 3 oli lõpuks. Mina ikka need lõpuks, mis oli super naljakas, lõpuks need mudil, et seal oli ka, et esimene kord vaata trennis, ei tea, kas tahad esineda ja nii edasi, siukene nagu vee katsumine natukene ja siis lõpuks oligi, et 3 tükki olid nagu jaa, muidugi lähme tantsime ja kõik lapsed olid poolt, vanemad poolt, kõik oli täiesti okei. Ja siis suure mingi, issand, kui suur see kuldse karika, suur see finaali lava oli, see põrand. Ma ei tea, ma ei saanud finaali. Ühesõnaga, seal on, mu muidugi said millegipärast finaali sinna ka, nagu neid oli reaalselt 3, aga see oli nagu mingi, ma arvan, et 20 meetrit korda mingi 10 või midagi. Kuskil spordihalli, Tartu Ülikooli suur nagu võimlala ja siis 3 väikest sipelgat jooksevad seal ringi ja siis seal selja taga on ekraan, kus nad saavad ennast vaadata ja siis vahtisid kogu tantsuäär seda nagu ekraani. See oli super nunnu. Jah, see oli mingi tore üks olukord tuli meelde veel, meil on tegelikult kõik on hästi. Oota, mul läks nüüd kokku. Et näiteks eelmine aasta
okei, ka see aasta. Natuke keeruline on minul nagu mingit, jälle räägin lasteaiarühmast, on ju, on natuke keeruline nagu saada mingit päris siis kava valmis ja ma võtsin selle, et eelmine aasta võtsin ka selle, et jooksvalt siis vaatan, on ju, aga eelmine aasta eelmiseks aastaks, aga see aasta täpselt samamoodi, et iga grupp on erinev ja mõned ei tahagi võib-olla, ma ei tea, esinema võistlustele minna, on ju, ja pluss see ka, et kuna mina käin lasteaia õppehoones, siis see ei ole see, et vanemad on nagu mõelnud sellele, et tuua nagu kohale näiteks sinna huvikooli oma lapsed tantsima, et see on nagu teine, et siis nad võib-olla mõtlevadki, et see on lihtsalt mingi liikumise mingi tund, mitte see, et nüüd ta käib tantsukoolis, vaata. Et mina olen nii mõelnud, et nemad võiks nii mõelda. Ja siis ongi see erinev, et mina vaatan grupi pealt, et võib-olla üldsegi ei teegi mingit kava, kui nad tegelikult ei ole üldse nõus, ma ei tea, nad ei taha õppida lihtsalt minult mingeid liigutusi maha, nad tahavad muid asju teha, mingeid muid liikumisülesandeid. Ja siis on olnud pigem need vanemad, et kui ma ütlen, et me ei lähe, siis nad pigem on nagu, palun, miks me ei lähe? Et nagu võiks ikkagist minna, aga see ongi, et mis sa siis selles olukorras nagu teed, et kas sa siis ikkagist hakkad ennast sundima ja lapsi sundima või sa üritad selgeks teha vale sõna, aga informeerida või selgitada, et see aasta siis on grupp täiesti teistmoodi ja ma ei tea, ei ole lihtsalt nad ise võib-olla ei ole valmis siis lapsed minema mingi koreograafia klava, et see on lihtsalt nii keeruline asi. Selles samas hetkes sa pead olema valmis nagu ükskõik mis tagasisideks ka. Mul on tunne, et sealt võib tulla nagu ilge, rahe sellest, et sa otsustad piipi peale panna. Jah, et sealt võib tulla nagu väga suur probleem sellest, et sina otsustad, et nende lapsed ei ole valmis selleks ja siis, et et kus sa ütled, et minu laps ei ole valmis siukseks asjaks, vaata. Et et seal peab olema nagu lastevanematega üleüldiselt, isegi kui lapse enda kohta tagasisidet anda, peab olema nagu kõigeks valmis. Et sest, et sa ei tea kunagi, mis sealt tuleb, sa võid olla maailma kõige parem inimene ja tunda ennast pärast seda võistlust väga hästi. Et jah, ma olen tantsuõpetajana saavutanud midagi, kui lapsevanemad on nagu mingi, olgu, ma saan aru sinust, on ju. Tekib tunne, et mingisugune nagu jalajälg on maas. Aga seal võib teistpidi ka jääda see, et sa saad ikka nagu sõimata päriselt, mis ei ole super hea tunne, aga nagu mitte isiklikult proovida. See on mingi reaalsus lihtsalt, see on reaalne asi, mis tegelikult toimub ja nagu sellega peab arvestama. Võti on selles, et vanemad teaksid kõike. Absoluutselt kõike. Isegi kui nad mõtlesid võib-olla isegi huvitav või ei vaata sinna, kuhu sa kirjutad, mida me täna tunnis tegema, aga kõik info peab olema neil olemas kuskil. Kättesaadav. Jah. Hea teada, tulevikuks võib-olla. Tulevikuks hea teada, kõik peab ära rääkima. Aga ma siis sellest harimisest praegu ei jõudnud rääkida, aga ma küsin lõppu hoopis siukse küsimuse, et kas õpetaja on ka inimene? Ja kas see on piisav argument lapsevanemale? See on mu lemmik küsimus, sest mina mõtlesin selle küsimuse. Palun, räägi meile. Ei, mina mõtlesin, tee vastate. Kas õpetaja on inimene või? Ja et kas see on nagu piisav argument just lapsevanemale, kui me sellest punktist lähme, sest õpetaja muidugi on inimene anatomiliselt. Ma isiklikult selles suhtes ma ei saa öelda, kas see on piisav argument lapsevanemale, sest et ma ei ole see lapsevanem, kellega ma räägin. Ongi see, et kas tema saab aru, et mis kohast mina tulen, kas ta on mõistev selles osas, mis on ka, et ta on mõistev selles osas, et temal on ootused, minul on samamoodi ootused, lapsel on ootused ja mingisugused eesmärgid ja soovid on ja et kas me saame need kuidagi need 3 ootust soovi nagu koos tööle või mitte, on see mõte vist seal, et jah. Teistelt ka lühidalt mingi mõte selle kohta? Oota, kas õpetaja on inimene? On piisav argument lapsevanemale. Jah. Aga mille puhul argument nagu? Et kui tal on midagi öelda, siis ma ütlen, et ma olen kõigest inimene. Ei, näiteks kui tema ütleb sulle, et anna talle näiteks või et laps tuli koju
rääkis mulle, et õpetaja oli selline, siis näiteks just oletame, kui rääkida emotsioonidest, tunnetest, sul oli halb päev ja siis ütled, et okei, pole vabandust, kui see niimoodi lapsele väljendus, aga et näiteks mul, ma ei tea, käisin matustel, noh, mis iganes, et kas ta siis nagu tuleb sul selle võrra vastu või mitte? No tahaks ikkagi loota, et inimesed on ilusad ja head ja mõistavad üksteist ja mul ei ole küll sellist kogemust olnud, et nüüd kuidagi ei suhtuta minusse kui inimesse, välja arvatud see Kammi lugu. Aga ikka jah, on õpetaja inimene ja ma usun, et lapsevanemad mõistavad seda ka. Ma just mõtlen, et kui kui ma jään lapsevanemaga näiteks üks-ühele rääkima ja kui sa nagu lapsevanem ei tule, siis mulle sellel inimlikul tasandil vastu, just nimelt, kui ma näiteks olengi käinud eelnevalt matustel, kus võib-olla mingi intsident juhtus, siis no annandaks, ega mina ei suuda ka enam sinna et sa mulle seda raha maksaksid, on ju, et noh, et mingil hetkel tulevad ka need piirid, on ju, et just nimelt nagu see inimlikkus, et jah. Et võib-olla on see, et kui see on võib-olla väga halb, aga et kui mina ei lähe vanemale õpetama, kuidas tema võiks oma last kasvatada, siis tema ei tule mulle ütlema, kuidas mina võiks oma tundi anda. Äkki. Väga hea lause, millega tõmmata otsad kokku. Tõmbab neid lõpulauseid välja kogu aeg. Aga see on väga hea. Ma ei oleks ise osanud paremini öeldagi. Ma nüüd ei tea midagi, kui palju siit mingisugust toredat informatsiooni saavad kuulajad, aga vähemalt oli arutelu, oli kuulda igasugu huvitavaid kogemuslugusid ja saite äkki teada, et teie olukord ei olegi nii hull kui meie äkki tundsite ennast samamoodi ära meie lugudes ja juttudes. Ja kui tundsite, pange like. Te ei ole üksi. Ja kirjutage meile oma kogemustest lastevanematega. @mis on tants Instagram. Ja ma tänan teid kaasvälja juhatuse eest. Meie täname kuulamast, mina tänan teid rääkimast minuga ja täname, aitäh Kertu, et sa salvestad ja oled meiega siin ja kuuleme juba järgmises episoodis. Head aega. Tšau! Tšau!